vahvaid komplekte, äkki vaatame neid ka, räägime nendest natukene. Mhm. Et mõned pildid edasi. No see on meie läbi aegade klientide lemmikkombo ja sellepärast me sihukese kirja panimegi. Et no ma ütlen ausalt, et see 3 toodet on nagu suhteliselt kogu tervise alustala. Et nagu sa näed, siis selle ilukomplektil on ka need sees. Ja noh, ma ütlengi, et siin on lihtsalt võtad ühe toote, paned juurde kuskilt, sa saad kohe teise nii-öelda komplekti. Kas seda, kuidas siis kasutada, seda võib panna ka mingi smuuti sisse, jah? Absoluutselt ja mina näiteks lastele teen jäätis sellega. Nii et, aga Riimag on siis ikkagi magneesium, Riimait on siis see, mis on kilpnäärme teema, ehk siis kui inimesed endale kilpnäärme raamatu ostavad või alla laevad, siis see on põhimõtteliselt Riimaiti raamat, see on hästi puust ja punaseks kilpnäärme üle alatalitused. Siin on siis väike pipett, millega siis saab Jah. seda manustada. Siin saab manustada kas pipetiga või inimesed, kes on juba läinud laadimise peale, kasutavad võib-olla korki, sest kork on 5 milli, et kuidas keegi ise nii-öelda toimetab ja teeb. Ma ise sain ka vaata need tooted just hiljuti kätte, on ju. Eks mul veits oli nagu, ma tahtsin nagu kõik ilusti ära lugeda, hästi hoolas ja siis nagu veits kartsin nagu, et äkki panen üle 5 milli ja nii edasi, et ma natuke olin siuke ärev veel selles osas. Eks ta siuke alguse asi nende ole, jah, aga noh, ütleme nii, et juba selle komboga me oleme nii ulme imelugusid kuulnud, nii et ja see oli mina ju alguses, kui ma sain omale selle ärevuse ära ja kõik oma energia tagasi ja unekvaliteet ja krambid, ma tol hetkel C-vitamiini ja Riimaiti kasutanud. Aga see C-vitamiin on tegelikult välja töötatud just selle jaoks ja mis on hästi eriline, on see, et see on täistoidust tehtud. Seda näed väga harva üldse toidulisandite puhul. Aga see C-vitamiin on koos kaaliumiga, nagu me rääkisime, magneesium, kaalium, parimad sõbrad omavahel. Ja vaata, kui sul on stressiseisund, keha kulutab kõige rohkem C-vitamiini ja magneesiumi. Ehk siis selles juhustest ongi juba puhtalt Riimagi võtmine, teeb väga palju ulme asju, aga need... See lisab veel nii-öelda kriisitordile boostib. Aga see C-vitamiinil on väga hea marjamaitse, osadele, enamusele meeldib, on üksikuid, kellele see ei meeldi, aga ta on tegelikult välja töötud, et kui sa paned vaata neid väga palju erinevaid mineraalaineid kokku, siis ta on ikkagi soolakas maitse. Ja siis see C-vitamiin võtab täielikult selle, noh, siis sa jood nagu marjamaitselist jooki. Nii et, aga noh, ma ütlengi, et me siin varsti mingite teemade juurde lähme, siis põhiliselt siis ma juba räägin ja Triina aitab ka siin kaasa rääkida, et kus, mida need töötavad, aga... Ja kõik need komplektid, millest me täna siis räägime, need siis koodiga ausad naised saab -8% alla ka soodushinnaga komplektidelt, nii et minge uudistama kindlasti. Nii, aga lähme siis edasi. Teil oli veel ärevusest vabaks komplekt. Kas inimesed tõesti saavad siis sealt ärevusest vabaks? Olete saanud tagasidet? No tegelikult meil enamus referentsi alguses, mis saime, olid selle sama klientide lemmikkomboga, aga kui vaadata nagu niisugust ideaalset komplekti, no siis ikkagi see Rieline juurde ja Rieline on B-vitamiini kompleks, täistoidust, metüleeritud ja meil on ka raamat sellest tulemas, päris paks. Aga Rieline'i kõige suurem eelis on just see, et B-vitamiin kompleks, närvisüsteemid, aga ta on üks kõige jõhkramaid loodusliku detofikatsioonitooteid, mis ma üldse tean. Ja doktor Caroline Dean töötas ta välja, et saada kõige paremini ravimijäägid välja. Nii et ärevusest vabaks loeng on meil kodulehel olemas, siis ärevusest vabaks raamat, kindlasti tuleb ta ka nii-öelda paberkandjale, aga ütleme niimoodi, et see väga paljud on juba saanud lihtsalt Riimagi võtmisega ärevust kontrolli alla või täiesti ära või vähemaks, aga jah, see on nüüd siuke ideaalne nii-öelda kombo ja väga edukaks muutunud. Nii et meil täna toitumisterapeutidega, kes meie tooteid soovitavad, on ka nagu ulme tagasidet saanud. Aga jälle, sa ei saa ärevust ära, kui sa ei jõua suurte kogusteni, sul on vaja kesknärvisüsteem maha rahustada. Nii et jälle see laadimise osa on üli oluline igal pool. Ja see on nii huvitav, vaata, mul on siin käinud ka ju erinevaid terapeute ja hingamisterapeute, nemad ka räägivad ju sellest kesknärvisüsteemist läbi hingamise rahustamise, et kui nüüd neid ka kaasata, et kuidas see siis nagu, mis mõjus annaks, et mind täitsa nagu hakkas huvitama. Et... Siin on jälle see sama asi, et võt meil on tänaseks brändi esindaja Ott Kiivikas
ja tänaseks, noh, ma ütlen, miks ma võib-olla panin natuke puusse selle ärevuse teemaga alguses, sest et noh, kuna ma olen ise üle 1000 inimese saanud aidata biofeedback teraapiaga, võtsime sagedustega ärevust ja paanikat maha ja sealt lõpuks leidsime ka siis toidulisandid, mis suudavad selle kas siis enamusel või siis peaaegu kõigil täiesti maha saada, aga kõik asjad töötavad, see ei ole ainult see, et võtad nüüd neid toidulisandeid ja mitte midagi muud, noh, kus toitumine ikka alustala, kui sa ikkagi päevad läbi sööd rämpstoitu, on ju, kogu aeg istud internetis, see mõjutab kõigile nii, aga ma ütlen, et kui kõik need asjad kokku panna, noh, siis see päris wow-efekti nii-öelda. Sest et ma ütlen, et see juba kolmikkomplekt, mis me just vaatasime, ilma B-vitamiin, juba need lahendavad juba nii palju asju ära. Aga alati ma ütlen ka, et vaadake see magneesiumiloeng üle, lugege raamatud läbi asjad, sest meil on alati see oluline, et inimene teeks selgeks, mida ta suhu pistab, miks ta seda suhu pistab ja hästi oluline, et see ei tekitaks mingit kahju. Nõus. Järgmine oli meil kilpnäärmekomplekt ka. Ja jälle, kilpnäärme komplekti puhul võib panna jälle C-vitamiini juurde, me jätsime ta hetkel nii-öelda välja ja jälle, ma väga soovitan, kellel on kilpnäärme üle alatäitus või Hashimotod või mis iganes nendega, laadige see e-raamat tasuta alla või ostke raamat ja lugege see enne korralikult läbi. Sest ma tean, et mul kohe öeldi, oot, kilpnäärme ületalitusega ei tohi üldse joodi võtta. Küsimus on jälle tehnoloogias ja küsimus on selles, kuidas sa alustad, mitte suurte kogustega, vaid vaikselt. Ja kilpnäärme raamat põhimõtteliselt ongi riimaitse mineraalnete kompleksi raamat. Nii et tänaseks väga häid tagasisideid ja ma olen kindel, et on inimesi, kelle peal võib-olla see ideaalselt ei tööta, sest inimesed on väga erinevad, aga tänaseks väga palju head tagasisidet saanud. Kas on mingeid müüte või mingisuguseid valearusaamasid ka inimestel, mis sa oskad nagu välja tuua üldse nagu kogu nende toidulisandite puhul või siis jah, näiteks kilpnäärme puhul? No ma arvan, et see ongi see, et vaata, mina teadsin ka ju enne, et noh, kilpnääre ja siis jood, aga näiteks see, et tegelikult on vaja, et kilpnääre üldse korralikult aktiviseeruks, sul on vaja 9 mineraalainet. Ja mida me näeme täna, et päris paljudel ärevuse klientidel on kilpnääre paigast ära, on ka kliente, kel kõik korras, aga kui me räägime rasedatest, siis hästi huvitav teema, mis mina näiteks ei teadnud ja ma arvasin, et ma teadsin palju, mis doktor Caroline Dean ütles, et kui naine on rase, siis enamus kilpnäärme hormoone, mis naine toodab, läheb lapsele. Ja nüüd on see koht, kus ma saan aru, vaata, mida öeldakse, et rase peab sööma 2 eest. Ja selle söömise all on mõeldud, et rase peaks saama toitainet 2 inimese eest. Nii et selles suhtes jah, et neid müüte on hästi palju ja noh, näiteks see sama asi, kui me täna D-vitamiinist räägime, siis sealt tuleb üks asi nii-öelda välja. Aga jälle, nagu me näeme, riimait on igal pool see alustala ja siis lihtsalt teiste toodetega jah, toetad juurde. Et meil paluti ka aju tervisekomplekt teha. No see on jälle riimait, C-vitamiin, Realine ja siis paneme lihtsalt omega 3 juurde. Et noh, neid kombosid annab palju teha. Spordikombo täpselt samamoodi. Mingid asjad tulevad lihtsalt nii-öelda juurde, aga see kaksik või kolmik jääb ikkagi alati nii-öelda samaks. Ja järgmine ongi ilukomplekt siis meil, et see on siis täna, mis läheb välja, sellest me nüüd juba natukene saime rääkida, mis seal kõik sees on, et võtke siis julgesti osa loosimisest, et jagage saadet enda feedil ja lisage oma 3 sõpra siis saate alla, tagige siis ära, et siis ka nemad kuuleksid kõigest sellest heast informatsioonist, mis me siin tegelikult täna räägime, sest ma ise tunnen, et ma saan kogu aeg juurde informatsiooni, mida ma varem ei teadnud, sest et nagu ma ei ole sellesse niimoodi süübinud. Ma olen ise küll iluvaldkonnast nagu pärit, aga noh, me ikka kuidagi mina olen rohkem ikkagi nende kosmeetikabrändide ja asjade suunal nagu töötanud ja noh, meil naistel ongi tegelikult ju küünte murdumine, punniline näonahk, juuste välja langemine nagu need põhiteemad on ju minul samuti. Mul oli, kui ma olin 2 aastat nüüd ära, siis mul oli kliimamuutuse tõttu kogu aeg nägu oli kuidagi punniline, vinniline, aga võib-olla oli ka just nimelt toitainete puudus ja nii edasi, et
mis sul, Triin, on nagu selliseid muutuseid toonud, et sa rääkisid küll juukse välja langemisest, et sa võid nagu seda veel veits avada, et mis muutusi on need tooted sinu jaoks toonud? Üks viimane geniaalne avastus on Pico-tsink ja selle otse nahale määrimine. Mingi hetk avastasin, et mul on otse esine siukseid pisikesi punne täis. Ma mõtlesin, et okei, väga huvitav, et mul alati just, et mul tavaliselt näonahaga probleeme olnud ei ole. Ja mõtlesin, et okei, mis ma teen ja valasin seda natuke vati padjale ja siis kasutasin näovee asemel. Ja ütleme 2-3 päeva ja läinud kõik need punnid. Ja kuna kõik need tooted, bikojoonilised, need imenduvad ju ka läbi naha. Et lisaks sellele, et need punnid ära võtab, siis läbi naha saab ka keha kõik muud kasud kätte. Ma ei tuleks selle pealegi, jah. No vot. et see on küll nagu Et selle riimäägiga ju samamoodi, et kui kuskilt valutab, siis määrida otse nahale. Kuna mul on istuv töö, terve päev istun, siis mul hästi tihti õlavööde läheb pingesse ja hakkab valutama. Ja võtan selle riimäägi, panen käe peale, määrin õlad kokku ja nagu see valu taandub lihtsalt väga kiiresti. See on jälle asi, mida inimesed ennem ei usu, kui ise järgi ei proovi. Mul on perekonna tuttavad, siis ema tuttavad on eakamad inimesed ja siis ma viisin tooteid, siis ma alguses tahtsin igalt poolt nagu tagasidet saada ja siis ma ütlesin ka, et kuule, kas sa tead, et sa saad ka põlvevalud või asjad, et enamus valusid ta võtab ära ja eriti veel mingid närvivalud, vaata, mis sa määrid seal mingi kreemidega 5-7 päeva, siis alati peale mingi nädala kaob ise ära, vahet ei ole, mis sa seal võimled või ei võimle. Ja siis helistad ja küsid umbes 2 nädalat hiljem, et kuidas tooted töötavad. Väga hästi. Ja siis ma küsin, et palju siis magneesium võtad? Oota, mis mõttes? Aga ma pole selleni jõudnud. Aga kus sa tead siis? Aga siis ütlesid märipõlved ja õlad ja kõik kohad valutavad kohad sisse. Ja siis määrisid kohe hakkas tööle. Ma pole... Ja siis nagu, oota, seal 2 nädalat määrinud, aga ta ei ole veel manustama hakanud. Ja ma ütlen, et see on siin on, me võime panna sinna sünnitusjärgse depressiooni komplekti, me selleks võib teha depressiooni komplektiks, sest need kõik, need koostused on samad. Ja meie hakkasime tegelikult, me ilumaailmasse tegelikult... Jah, ma tahtsingi küsida, kuidas te jõudsite ilumaailma? Me tegelikult üldse ei plaanitki sinna minna, aga kui me see Riimait ja C-Vitsel klientide lemmikkombo tuli turule, siis sealt läks vist mingi 2 kuud möödas ja siis Triin andis teada, kuule, juuste väljalangemine on peatunud, siis sõbranna, siis paarid kliendid ja siis hakkas järjest nagu seda tulema. Ja mõtlesin, et okei, juuste väljalangemine peatunud, väga hea, okei, super, aga siis kui juuksurid hakkasid juba helistama, küsime, kuulge, mis värk on, et me nagu klientidele, et juuste väljalangemine on peatunud ja massiliselt beebijuukseid uusi, siuksed kaela peal igal pool, kus pole varem üldse näinud. Ja me jõudsime selle teemaga Juuste Akadeemiasse välja. See oli päris spooky ausalt öeldes, sest arvanud, võtavad sul juukse juurest, tõmbavad välja ja siis nädala täpsusega, millal hakati mineraalainet kasutama. Ma mõtlesin nagu, what? Nad ütlesid selle... Jaa, nädala täpsusega. Ja me olime seal mitme inimesega, isegi minult võeti juukse see, kuskilt siit võeti. Aga mida nad ütlesid, kui ideaalne oli juusse näps, see, kus see nagu juuks välja kasvab. Ja siis meil oli üks teine härrasmees veel, ideaalsed juuksed. Nagu filmist võetud, vaata. Ja siis vaatab ta juukse pealt, on seal mikroskoop, ütleb, 80% uusi juukseid tuleb. Nagu, what? Ja tänaseks me oleme lihtsalt nii palju seda tagasidet saanud. Ma usun, et on kindlasti, kellel võib-olla see ei tööta, meieni see info ei ole jõudnud, aga kui sa juba saad seal üle 50-100 referentsi juba, siis siin midagi on.